Tere tulemast tagasi minu kanalile, täna ma mängin jälle The Mortuary Assistant'i. Kui sa ei ole esimest osa näinud, siis mine vaata see ka ära, sest et ma arvan, et siis sa saad aru, mis me üldse siin teeme. Ma kardan natukene, sest et alati on niimoodi, et esimene osa on nagu lebo, teine osa on rits ja kolmandas osas me oleme raudselt surnud. Ja kui ma vaatan seda mängu main screen'i, siis siin on näidatud, et sellel mängul on nagu 6 erinevat endingut. Ma ei ole ühtegi neist näinud. Ma ei kujuta ette, kuidas me siin surma saame saada ja ma ausalt öeldes ei tahagi teada. Aga lähme vaatame. Äkki me täna saame teada. Nagu eelmise osa lõpus nägite, siis see Raymond helistas meile ja kutsus meid oma vahetust üle võtma täna õhtul. Seega võtame need võtmed siit laua pealt. Ja lähme tööle. Meil ei jää midagi muud üle, lähme sinna tagasi. Ei, ma ei taha sinna ukse poole minna. Palun. Ma lihtsalt vabatahtlikult lähen surma saama praegu. Kas ma olen juba üksinda siin või? Ei, ma ei taha. Miks see lukus on? Oi. Kes siin ukse taga on? Mine. Kes ta on? Kus me telefoni saame vastu võtta? Mr. Delver, I need help. Someone's outside the mortuary. Just try to stay calm. I know you're scared. I'll unlock the door in a moment. I didn't know until it made itself known this morning that it was here, let alone bound to you. You need to take this seriously. You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. I'll just fucking leave. You can't leave, Rebecca. I can't allow that for you or for others. It's far too dangerous. What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine. So we stay calm. We embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. No, wait. Damn it. What the fuck? Okei, see... This is insane. Seal ukse taga oli Raymond, kes pani meil nagu mingi ukse lukku. Okay. This is so stupid. Just some hazing for the new girl or something. Okei, ta ütles, et treat it like a normal day, seega hakkame pihta. Ja tere tulemast sulle ka. Ja laua peale ta ütles, et ta midagi jättis meile. Mis siin on? Tape recorder. Key ja hall key. Okei, siin on täna 3 kaustikut puudu. Kas sa tahad öelda, et ma pean nagu mingi 3 surnukeha lahkama? Ja, hall key'd oli vaja kasutada. See on jumala õudne mäng. Reaalselt, quiti kohe, mitte mingi homme. Ma läheks kohe minema siit. Jälle mingi telefoni heliseb. Kus kohas? I'm sorry, but this entire thing is extremely unprofessional. If this is how you treat new hires, I don't think I can work for you. I've recorded a number of cassettes to instruct you. I won't be calling again. You can't trust the phones. Anything can be manipulated. Listen to the tapes. Learn the demon's name. Burn the correct body. Good luck, Rebecca. Suddenly see ei ole enam normaalne töökoht. Me peame hakkama mingisugust deemonit siin jahtima, me peame leidma üles, me peame õppima selle deemoni nime ära, me peame leidma selle õige mingisuguse keha, kelle sees see deemon on, ja siis me peame ta ära põletama. See võttis 360 pöörde lihtsalt. Kuule, see aken on ju lahti. Lukus, mõtlesin, me saame akna kaudu põgeneda. Ma lihtsalt jookseks siit nagu. Kas me saame selle ukse kinni panna? Palun, ma ei taha seda. Saamegi. Aga tegelikult ma ei tea, kas see on hea idee. Ma ei tea, ma kardan. Jätame selle ukse kinni. Lähme lihtsalt võtame siit mingisuguse keha. Ja hakkame pihta. Oh my god. Käi, Anni, miks see juba, see mäng... Oh my god. Kas see uks oli kogu aeg siin või? Palun. Oota, me peame hakkama nüüd siis ise lihtsalt valima siit neid kehasi või? Kelle me esimesena võtame? Kas me võtame selle Nicholas Mayo? Cody Ambrose? Gummy Patton? Äkki võtame selle Nicholas Mayo?
tal on suu lahti, silmad lahti, kuule vaatame need kõik üle. Oh my god. Ta on raudselt teema, ta näeb nii hirmus välja. Okei. Miks? Paneme selle siia alla. Kui see eelmine osa oli lebo, siis ma päriselt see nagu, ma praegu päriselt kardan. Õnneks ma nagu näen siit kaamerast, mis mu selja taga toimub. Vaatada suud ja kõike, ta näeb välja nagu ta oleks valmis mind hammustama praegu. Appi. Kuule, ta suu läheb järjest rohkem lahti. Tema on teeman, me valisime õige inimese. Kas me ei saa teil lihtsalt kohe sinna ära põletada seal? Let's check you out. Ma ei ole üldse hea õudukate mängija, ma räägin, ma kardan nii väga. Kas me tohime need uksed kinni panna või? Samas me oleme selle kehaga siin nüüd kahekesi lihtsalt. Okei. Ma ei julge isegi selga pöörata sellele kehale nagu. Nüüd vaatame, mis tal siis viga on. Jala peal ei ole midagi. Lähme kohe edasi. Oh my god. Ei! See laip tõusis püsti. Reaalselt, palun lähme minema siit. Ma ei usu, et me saame siit ära minna, actually, seega ma arvan, et lihtsalt teeme oma tööd edasi nagu. Muidugi siin on mingi storm õues. Screw this. I'm getting back to work. So stupid. Okei, vaatame lihtsalt kõik üle rahulikult. Ärme mõtle üle. Lihtsalt teeme rahulikult oma tööd. Oota, kas me saime ta nagu seda rinda? Jaa, saime küll seda ka kontrollida. Küsin ei olnud midagi. Teeme lihtsalt oma asjad ära. Läheme siit minema. Põletame kohe kõik need 3 seal ära ja lähme lihtsalt välja. Nii, nüüd me peame minema sinna arvuti taha, et need loogida sisse, mis ta siin viga oli. Mis siin laua peal on? Miski särab siin? The Night Shift Database. A computer program combining all my findings into one reference. Okei, kuuleme seda kassetti natuke. Database contains all the information on the process of expulsion, the tools used, and most importantly, all the markings of the known demonic names. Okei. If you ever forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. My ID card is in my personal belongings drawer. On the back is the passcode to access it. Use it. Only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Oh my god, ma ei julge siia minna. Scribblime kuskile peale. Oota, vaatame, mis see tähendab nüüd siis. Can be used to check how far one has slipped into possession. Okei, võtame selle kaasa sinna. Ja selle ukse paneme ilusasti kinni tagasi, sest et ma kardan. Nii, paneme ta nime siia kirja. 26 aastane, ta peas oli Mole. Parema õla peal oli ka Mole. Paneme selle ka kirja. Vasaku käe peal on Rash. Ja vasaku jala peal oli ka Rash. Paneme selle ka kirja. Ja submitime. Oi, miks ta ei lase meil nagu submitida? Kas meil on midagi puudu või? Lähme vaatame korra ta keha uuesti üle. Kas meil jäi midagi nagu märkamata, et ta ei lase meil submitida? Kes see koputas kuhu praegu? Käi, me ei ava, me ei vaata, me isegi ei otsi, me teeme oma tööd edasi. Jaa, siin käe peal on midagi, mis meil ei märkamata. Nii. Paneme selle ka kirja.
ja nüüd submitime. Muidugi me peame viima nüüd selle sinna ette rõõmsasti. Minema siit ruumist jälle ära. Keegi ju koputas kuskil enne. Oh my god. Time to embalm. Nii, paneme selle ukse kinni tagasi. Nii, ja alustame samamoodi nagu eelmine kord selle naisega. Meie asjad on seekord nagu kabinettides. Niimoodi. Muidugi me peame nüüd hakkama kõiki neid sahtleid siin tuuseldama samal ajal, kui see mingi teemon meil siin laua peal on. Okay, kus kohas me saame needle injection? Oi, siin on ka midagi. Full access. Raymond Delver. Access card. Keys, extra keys. Kuule, käi minema nende häältega. Raymond, mul oleks väga vaja võtid hatchi, mis on õues. Cleaner saab kohe otsa ja sa mainisid, et sul on neid seal veel. Ma ei tean, et sa ei usalda mitte kedagi sinna alla saata, aga võtmekoopia teeks kõigi jaoks asjad lihtsamaks, Zoe. Raudselt meil on ka see cleaner otsas, me peame hakkama neid võtmeid kasutama ja siis sinna kuskile õue hatchi minema. Mis mul siin on? Okei, Zoe jättis meile veel mingisuguse kirja. Raymond küsis mult, et kas ma saan restockida kõik supplied, aga ta on nii salajane, ta tunneb, et ta saab iga päev erinevaid juhiseid. Vabandust, kui see ei ole see, millega sa harjunud oled, Zoe. Kas ma saaks küsida talt, et ta lõpetaks ta Zoe'iks kutsumise? Keegi ei kutsu teda nii. Okei, mis iganes see ka just ei tähendaks. Hakkame kontrollima, võtame need kõik... Mis me seal esimeses osas kasutasimegi? Needle injection. Mis need on? Need on eye-capsid. Okei, eye-capsid on siin kõige all. Moisturizing padded on siin. Okei, aga kus on needle injection? Kas me jätsime selle ukse siit lahti või? Mine pekki. Palun, sulgeme selle ukse. Ei, seda meil ei olnud ka vaja. Issand jumal, need olid siin kõige ees kapis ja ma isegi ei näinud neid ja setting needles ja pekki. Mul käisid judinad üle keha, kui see naine seal seisis reaalselt. Muidugi see uks oli lahti, ma teadsin, et ma ei jätnud seda ust ise lahti. Okei, hakkame ta Chao'i nüüd kinni õmblema. Tal on ka kuidagi nii hirmus nägu, ma ei saa aru miks, aga tal on nii hirmus nägu. Äkki kui tal nagu suu kinni on, siis ta ei ole enam nii hirmus. Okei, on küll. Kuule, ma kardan seda ust nüüd siin selja taga. Miks siin peab üldse nii palju uksi olema ja mingi aknaid ja kõik luugid on siin avatud ja kõik klaasid, igalt poolt saab läbi näha ja pange kinni kõik need. Paneme ta silmad kinni. Need eye-capsid olid... ma juba unustasin ära, kus need eye-capsid asusid. Skalpell... Siin olid eye-capsid. Mingisugused plõksud käivad igal pool. Ma ei julge. Ma vihkan, et me peame olema seljaga siia ukse poole. Nagu... Okei, paneme ta silmad. Teeme need lahti. Paneme need käpid silmade peale. Sulgeme need viisakalt. Nii, lähme siit ukse juurest eemale enne, kui me pöörame. Nii. Ja nüüd me peame tegema selle asja tal sinna pumpi valmis. Selle jaoks oli vaja mingit igast erinevat möksi. Ma ei ole kindel isegi, kas seda oli vaja, aga paneme. Oli küll. Miks need kõik erinevates kohtades on? Miks ta ei võiks lihtsalt teha elu lihtsamaks ja jätta need kõik 4 siia peale mulle? Bleaching agent. Ei, seda meil ei olnud vaja. Siin on rohkem asju nüüd. Nüüd me peame actually jälgima, mida me sinna sisse paneme. Metanooli, glutaraldehüde, formaldehüde. Ja seda on vaja. See on miks siin mingisugune keegi nagu jooksaks kuskil jooksulindi peal, selline hääl käib. Mis hääl see on? Ma ei saa aru. Äkki lihtsalt tegeleme oma asjadega. Ta on kirjutanud meile juurde, et meil on veel vaja mingi regent in the old cabinet. Ja methanol on meil puudu. Old cabinet. Oota, vaata.
kardan seda akent ka siin. Otsime selle metanooli üles. Metanool siin. Oh my god, keegi nagu kõnniks kuskil. Miks see mäng nagu järsku nii hirmsaks läks, ma räägin. See eelmine episood oli nii lebo. Ja nüüd mul on nagu kogu aeg süda pupeldab siin mängides. Aga siin on mingi old cabinet. Oo. Mis siin on? Siin on mingi järgmine kassett. Kohe kuuleme. Ja paneme selle sinna sisse ka. Nii, kohe paneme käima, aga lähme kuulame seda kassetti ka, mis siin on. Banish a demon to hell. It must be bound to its chosen body and burned. The three objects in this cabinet are your tools. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Second, the bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body, with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with. Selle letting stripiga, kui me sellega ringi käime, siis me näeme mingisugused demoni markingseid, mis võivad olla seinte peal, kus iganes. Kui see hakkab põlema, siis ma olen kuskil lähedal. Okei, we will see. Proovime seda korraks. Oh my god. Kui me oleme kindel, et see keha, mis meil siin on nagu see teemon, siis me peame panema selle marki tema peale ja ta ära põletama. Nüüd me peame tegema skalpelliga talle selle sisse lõike uuesti sinna kuskile kaela piirkonda. Skalpellid olid siin, ma loodan, ma nüüd mäletan õigesti, jah. Muidugi seljaga jälle siia ukse poole. Lõbusasti. Nii, teeme talle selle sisse lõike. Nüüd võtame selle forcepsi ja tubingu. Tubing oli siin. Jaa. Ma ei saa aru, miks see naine üldse... Oota, see põles just. Oot, mis ta ütles, et kui see põleb, siis... Appi, ma olen nii halb selles mängus, ma ei saanud mitte midagi aru, mis see mees mulle rääkis. Need forceps olid need väiksed käärid. Aga kus need olid? Oh my god, need on kõige esimeses kapis ja ma lihtsalt tuhlesin kõik kapid läbi, et siis vaadata uuesti kõige esimesse kohta. Paneme need kõik talle siia peale nüüd. Forceps. Ja tubing. Kes seda häält tegi? Nii, see sai valmis. Oh my god. Nii. Võtame selle bagi ja paneme selle cavity fluidi täis ja hakkame ta kõhus jälle surkima, nagu eelmine kord me selle naisega tegime. Oh, kõik on nii õudne, kõik on nii õudne. See oli see õigas ja... Oi, mitut ma ei taha. Paneme seda cavity fluidi täis. Mine pekki. Mis asi see oli? Miks see aken nüüd... Suddenly aken käib lahti ja kinni. Nüüd järsku siis. Okei, hakkame ta kõhus sulkima. Paneme seda talle siia kõhtu. No, issi kui ebameeldiv. Hakkame seda masinat nüüd puhastama. Me peame minema sinna teise ruumi ja panema, võtame selle tank cleanseri sealt kaasa. Avame selle ukse. 3, 2, 1. Oh, ei olnud kedagi. Jookseme.
Kas me peame ta juurde minema või? Ma ei saa isegi mööda minna temast. Oota, siin peegli juures on midagi. Small photo. Mis siin taga on? Okei, mingisugune pilt. Ja ta kadus ära. Väga hea. Meil on vaja oma asju edasi teha nüüd siis. Lihtsalt miksime oma asjad kokku ja cleanser base ja tank cleaner. Väga hea. Lähme tagasi sinna ruumi ja mitte midagi ei juhtunud praegu. Mitte kedagi siin ei olnud. Lähme cleanime selle tanki ära. Alati kui me sinna ruumi läheme, siis midagi juhtub. Nagu kogu aeg, kui me siit ruumist väljume, siis hakkab midagi toimuma. Seega peame vältima siit ruumist lahkumist üldse. Paneme nüüd selle tank cleaner siia sisse. Nii, puhastame selle tanki ära. Ja teeme oma toimetusi edasi. Nüüd me peame ta face'i jälle moisturisima ja siis kõige viimaks viime ta ära siit. Moisturising pads oli siin. Moisturising wipes, sorry. Nii, puhastame täna ära väike skincare teemonile. Ja tuled vilguvad, of course. Kas ma nüüd saan ta ära viia siit või? Sest et ma ei ole kindel, et tema on mingisugune teemon. Ta ei ole meile mitte midagi nagu teinud. Kui ei ole mitte midagi siin toimunud selle kehaga. Aga ma arvan, et see ei ole õige. Tea, viime selle keha ära. Tema ei ole õige. Raudselt teeb silmad lahti veel enne, kui me ta sinna... Paneme ta siis sisse tagasi, tema on fine. Kes ta oligi üldse? Nicholas. Paneme ta siia sisse tagasi. Sind me ära ei põleta. Mis siin toimub? Kes see naerab? Või kas ta on teemon või? Ma ei saa aru, ma lihtsalt on selles mängus nii halb. Kes see naeris ja jooksis praegu? Ma ei tea, paneme tema sinna kappi tagasi. Temaga on kõik. Tema ei olnud see, keda me otsime. Okei, me lahkasime seda keha reaalselt tund aega, seega ma arvan, et ma siinkohal praegu lõpetan. Järgmine kord, kui ma seda mängin, kui te tahate, et ma seda veel mängin, siis ma uurin rohkem nende asjade kohta, mis me seal kasutada saame ja ehk järgmise keha lahkamisel me oleme juba targemad, aga selle Nicholasega me praegu siinkohal lõpetan. Pane sellele videole like ja pane kommentaar, ehk me veel lahkame järgmist keha ka, sest et minu jaoks see oli praegu suhteliselt hirmus. Ma ei tea, kuidas teil seda vaadata oli, aga minu jaoks see mängimine oli praegu suhteliselt hirmus. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid ja ehk näeme juba järgmises osas. Tšau!